Õpetaja. Eesti keel on nii keeruline. Ma ei saa üldse aru, millal tuleb kasutada täissihitist ja millal osasihitist. Kõik need reeglid on nii segased. Ma saan aru, et see võib tunduda keeruline, aga võtame asja rahulikult ja üritame samm-sammult. Alustame sellest, kas sa tead, mis vahe on täissihitisel ja osasihitisel? Natuke tean. Aga segadus tekib näiteks siis, kui räägitakse lõpetatud ja lõpetamata tegevustest. Kuidas ma sellest aru saan? See on hea koht, kust alustada. Kui tegevus on lõpetatud, kasutatakse tavaliselt täissihitist ehk nimetavat või omastavat käänet. Kui tegevus on pooleli või ei ole lõpetatud, kasutatakse osasihitist ehk osastavat käänet. Toon mõned näited, kui sa ütled, ma lugesin raamatu läbi, siis tegevus on lõpetatud ja sihitis raamatu on omastavas. Aga kui sa ütled, ma loen raamatut, siis tegevus on pooleli ja sihitis raamatut on osastavas. Kas nüüd läheb natuke selgemaks? Vist hakkab. Aga miks siis vahel eituslausetes ka osastavat kasutatakse? Näiteks mul ei ole vihikut. Väga hea tähelepanek. Kui lauses on eitus, peab sihitis alati olema osastavas käändes, sõltumata sellest, kas tegevus on lõpetatud või mitte. Näiteks, mul on vihik, siin on jaatavas lauses sihitis nimetavas. Mul ei ole vihikut, kuna lauses on eitus, läheb sihitis osastavasse. Kas see aitab natuke paremini mõista? Jah, hakkab loogiliseks muutuma. Aga kuidas on siis näiteks selliste sõnadega nagu armastama? Ma kuulsin, et seal on alati osastav, aga miks? Täpselt nii, mõned tegusõnad, näiteks armastama, nõuavad alati, et sihitis oleks osastavas. See on lihtsalt keele reegel. Sa ütled alati, ma armastan sind, mitte ma armastan sa. Sama kehtib näiteks sõnade ootama ja vihkama kohta. Okei, aga kuidas ma saan aru, mida need arvsõnad teevad? See osa tundub eriti segane ja... Arvsõnad. Nendega on lihtne reegel, kui tegevus on lõpetatud, siis arvsõna on nimetavas, aga järgnev nimisõna on osastavas. Näiteks, ma lugesin läbi 2 raamatut. Samas, kui tegevus ei ole lõpetatud, on mõlemad osastavas, ma loen 2 raamatut. Kas see aitab? Aitab küll. Aga mis siis, kui ma üldse ei tea, kas tegevus on lõpetatud või mitte? Siis tuleks tähele panna konteksti. Kui on selge, et midagi lõpetati, läheb täissihitis. Kui tegevus kestab, on osasihitis. Kui oled ikka segaduses, võid alati küsida või katsetada, reeglid muutuvad harjutades loogilisemaks. Harjutame veel ja varsti on see sul käpas.